No ma olen nüüd selle, mille peal Felipe oli, eks ole. No selle point ongi see, et siledaks teha põld. Aga mis jama on? Jälle tooli töötaja. See ei ole? Ai, midagi on katki vist sinna. Katki on. Aga kuidas see katki läheb kogu aeg? Mis ta mingi lühis on kuskil siis? No kõrd ma pean oma positsiooni paika panema, sest rohkem see ei liigu mul siin. Noh, täiesti aga. Nagu need vennased, kes mul seda autot parandasid, seda muusikasüsteemi. Lollide kaitsmed on esimene asi, mida sa pead vaatama, kui asi ei tööta. Ongi silub lihtsalt. Ega siin ei pea vahtima ka midagi. Netflixers. Kõva värke. Kinoteater. Peab prillid ka pähe panema, siis ma näen, mis korredi Tom Toretto ütleme. Tiit, mis jamad? Põld on valmis, eks ole. No ma peaks kabja kokku voltima, aga tiivad ei tule üles. Hüdraulika volja liigub siin. Nii, sa tuled siit. Lähed siia. No mis sul häda nüüd on? No mis häda on? Ei ole mingit leketi. Direktor, kuule sul, kui sa foldisid seda Kelly Chaini, kui sul tulid need tiivad üles või? Mul ei tule kurat... Ja, see läheb aega alla peal tajutama. Küst. Ei no ma vajutan üles alla, mitte midagi ei liigu. Perse tuleb üles, esiosus tuleb üles. Mingi kuradi 3 minutit pead alla hoidma, et ta hakkab liikuma. Aga mida sa jääd? Jah. Miks nii? Ma ei tea, ma helitasin ka Sandra ütles mulle ka, et hoia kauem all. Davai, tuleb jah. No mis kurat? Kuule, siis on selge, aitäh, supervisor. Okei. Davai, tšau. Rebane, ehmatad mind. Mine minema. Kuuled või? Ära ole siin. Ma annan kohe turuga sulle siia tuled reiski. Selle sama turuga annan sulle reiski. Mine minema. Aga pane sul vee käima siia kohe. Kuule, tõmba minema, ne. Mida sa vahid siin? Mida sa tahad? Mis sul on siin? Mine tuppa. Vesi tuleb sulle kohe sinna. Mis teed nüüd? Kus sa lähed nüüd? Vesi tuleb? Sa pead tegema nüüd midagi. Ega ta mõtle, kuhu ta läheb nüüd. Kus sa lähed nüüd? Siia tuled, kurat, annan jalaga raisk. Kus sa läksid nüüd? Ära joo seda vett, kuule see on fentanüli täis vesi, ära joo seda. Sured kohe ära. Mis sa mullisid? Ära joo seda vett, kuule. Juba oled, kui joon seda vett, ma näen. Suguhaige, mine ära siit. Mine kuskil mujale. Ära jälita mind. Ega ma sind koju ei vii. Ilus loom, ma reisk. Teate, mulle tavaliselt kassid ei meeldi, aga see on ilus loom. No vaata ka hästi. Aga kuidas see muidu chippingooga või? Kuule, ma oleks saanud veel tulla isegi. Läheb kiireks ka nüüd või? Võimalik. Korra vaadata, kuidas mees tööd teeb või? Kõri loll süsteem. Ma ei saa kuradi sitta kätte.
lüpsi aeg või? Kuule, päris hea level on, päris kiiresti tõuseb või? Ma ei tea, kui maru kõrge on jah. Ta ei ole langema ka hakanud. Ei ole või? Oota, kummale poole vesi liigub praegu? Aga ta liigub ikka edasi siit. Kuule, halb, paneme veel jah? Kui me juba siin oleme. Ega siin on mingi 5 senti on minna veel. Ja ma ei tea, kas see... No sellest vesi on alles veel. Mul tuli meelde, mis eelmine kord Flowist ja Tailtrend, et pandi liiga palju peisid sisse. Mina ei tea, ma pole siin olnud. Sina oled siin olnud. Sina ütle mulle. Ei ole siin olnud. Ah? Ma siukse leveliga ei ole siin olnud. Vist on langenud, vaat siin on joon on tekkinud. Okei, väga hea. Sina ütlesid, et langeb. Siis ma saan pärast öelda. Filippe ütles, et langeb. Ma ei tea, kui pole seal on proovinud või? Ei no ma arvan, et kui õhku oleks läinud, siis ta ikka vooleks päris kiiresti sinna poole. Ei no ta on kõrgemal olnud. Kuule, meil oli ikka väga lähedal siin. Ja ma räägin, seal tagapool oli kuskil põõsas ja põõsa sees on siuke veetäht. Piip. Piip. Meil oli blowout. Siit on üle läinud meil. See vesi, kõik mis siin on. See on, see on üle tulnud siin, jah. Kuule, siis on teada, et siin on kõige madalam koht. Siit on tulnud, jah. Teeme 5 veel lahti. Sa tahad terve selle raua välja tõmmata või? Läh! Lähed närvi ka või? Ainult ühe oled kätte saanud või? Anna ma teen ka midagi. Mis siin märg on? Sitt raisk. Noh, kuule läks see ka. Siin ei ole rohkem. No Piip ostis endale need LED-paari, eks ole, need. Ega ma kurat sitab mängus olla. Ja siis väga palju ei maksavad need. See vist oli Piibule. See, mis ta võttis. See võttis mingi 60 tolts oli. Number plate on ja. Kas noh, siin on tegelikult neid LED-paare ikka. Kurat, paneks juukse või. Kurat, see on suurem kui Mardo. See sammune, ütleme, et Eestis 35 euroga ei saaks elu sees sihukest asja. Aga siin see pood on põhimõtteliselt sama nagu Eestis Auto 24 äkki või? Sihuke, et kõik asjad auto jaoks on olemas. Super cheap. See oli siis $60. Aga kui ma oleks tahtnud kui ma oleks tahtnud lihtsalt esituled ära vahetada, panna nagu LED-pirnid lihtsalt, siis oli $140. Ja minu arust tegelikult ei tohi panna LED-pirne, kui sul on halogeen kestad. Minu teada ei tohi panna. See kuidagi peegeldab teistmoodi vist kui halogeen. Aga noh, siin Austraalias tegelikult on juba jumala sorv no. Tegelikult siin on kõikidel jumala savi. Oleme life'i siin. See on külmkopp. Vaap see matkaline. Kurid, see on ikka kuridi akupank. Palju see on siis? 48 000, aga samas ei ole nii palju. Ja ikka on ju. See on ikka päris suur külmkopp. Pildi peal oli väikse. Külmakast ja kui palju. Nii, hea mehed. Sellega lähed kuradi täpselt sinna randa. Lähed seda sinna. Tead, mis Roomi rannas on või?
jätsid minema. Morožene! Jaatis! Aha, autos saab laadida? Auto? Näe, kohalik. Ja Euroopa. Ei ole Euroopa, see on Austraalia. Aga kuule, see on palju maksis? 200 audi või 150 audi. Täiesti mõttetu. Põhimõtteliselt mingi 70 euri umbes. Ei, siis maksis mingi 4 sotti selle eest. Ei küsi ka. Touchscreen veel. Ta ladna, touchscreen. Noh, läheb. Oi, -18 kroon. Saab... See on sügav külm või? Aga mis mõttes sügav külm? No ära siit tuleb külma vaata. Ja siis ta jahutab sinna. Kuid väga nutine asi. Väriseb küll. Väriseb, jah? Aga mul on kurat 2 XL-i küll. See paned siia. Kurdi, see on ikka väga nutine. Piip paneb pässariksi tuled. Aga ma pean ka panema siis. Kuule, mul ei ole seda. Mida? Juhet, jah? Mul on lihtsalt niimoodi, jah. Mis kuradi, see on küll pentsikas, jah? Vaata. Ja see läheb niimoodi. Ja see läheb niimoodi. Tulle nahku, jah. Ja see läheb tulle, jah. Aga, vaata. Sul on kaup tulle vaja siia panna. Aga teil jäi mingid juhtmed järgi või? Ühte pikka juhet. Siin on ka pikad juhtmed. Ma ei tea, mille jaoks seda tegelikult kasutatakse. Aga noh, see ongi see, et mul ei ole seda lülitit, vaata, et ma välja saaks lülitada. See on ainuke asi. Ja no see on ka ikka tehtud niimoodi, et ta veekindel oleks, siis siia tuleb, võib tulla vetti. Ideaalne oleks see, kui ma saaks siin sees vaata ära ühendada. Aga ma ei saa seda välja siit kuidagi. Ma arvan, et see on mingi limotška või sest see tundub, et see siin sees on liim. Või mingi tihend. On 3 kraadi, jah? Pane siia. Osu raisk. Päris väga kiiresti tegi ka. Nagu väga kiiresti. Nüüd ütleb sulle temperatuura. Või ta ütleb, et palju ta paneb praat või? Ma praegu high mode'i all, ma saan ta Eco peale ka panna, kui akupank on taga, siis ta külmutab aeglasemalt. Terve kõva värk. Aga seal oli kirjas, et liha tahad panna. Aga õlle jaoks on ka oma temperatuur. Mis õlle jaoks oli? See ma ka ütlesin. Õlle temperatuur või? Niimoodi või? Niimoodi läheb see siia. Nüüd, kus see on? See läheb siis siia. Okei. Aga sa ei pea, sa pane numbrimärk siia ja pane see numbrimärk siia. Lihtsalt niimoodi on, jah? No ongi, jah? Võt! Sul ei ole seda aru saada, et see siin oleks. Jah, jah. Valmis. Jah. Oota. Ja kurat, vitane kurat. Sitane, see on ka, jah. Jää küll. See kuradi ei hoia mul midagi. Ei, kus ta läheb? See on sitaks siin. Ei no, jah, ta Loksu seal lahti sul teeb. kui ta lahti ei loksu, siis ta on väga hea, jah. Normaalne. Ei, normaalne, jah. Kus sul juht on? Ta näitabki rohkem juhi poole. Ja väga hea, ja ta on sentimeeter sinna. Ta ei tule, jah. Kuule, tule vaatame. Kui soe on, jah. Vaatame tootet. Süga tegi kallida. Ei, nagu. Noh, väga hea. Nagu ongi nii lebo, või? Ei no, kui sa tead, mida sa teed, siis on lebo, jah. Ja no selles on lebo, jah. Nüüd ma ajan need juhtmed niimoodi, et panen ilusti, teen ära. Sul on isegi lihtsam süsteem või see? Ei, see on lihtsam, jah, aga no see ongi see, et sellel ei ole seda lülitit, et on offi. Sellepärast seal minu... Sinu on lüliti, nüüd sa tuled õue ja tõmbad siit. Ja siis lähed ülevaatusele. Jah, teoorias, jah. Siin Moreesed raudselt ülevaatusest läbi selle, aga... Ei, ma ei pea minema, jah. Vahepeal üldse minema. Ma ei pea minema, jah. Ei, sa lähed siit minema, kui sa müüd, jah. Vaata, Temust ostsin need istmekatted. Need võtsin kõik ära. Kilovatti langes. Juba veel need. Mitu kilovatti sul juurde tuli? Ära läks, ma arvan. Voolujoonelisus läks ära ja... Noh, see on see juhe, mis mul on nii-öelda see pikendus. Et ma ostsin põhimõtteliselt selle, kuni siiani ostsin. No ma ei kuridi lugenud seal paki pealt, aga noh, nüüd on nii. Ja siis siit mul läheb põmm siia. See on täistuled juhtmed on need. Nüüd ma ühendan selle ka siia, põmm.
panen selle ka põmm, juhtme alt, põmm, ette, põmm ja valmis. Tegelikult on lihtne, jah. Ainuke asi, mis ongi see, vaata, et kuna mul see jääb kuskile siia kohta ja see võib saada niiskust. Ja elektrile niiskus väga ei meeldi, võib nii öelda. Aga võib-olla paneks, no tegelikult sinna ja siia mul mingit vett ei satu, jah. Sinna mul mingit vett ei satu. Täis tuli põleb ka, jah. Aga jah. Ja, jah. Normaalne. Normaalne? Jah. Võib-olla väike lõtt, on niimoodi, jah. Noh, päsariks. Kuule, aga see on väga hea, jah. Mul ei ületa seda esinina. Sa panid pärast otse või kus sa panid praegu? Kui tegelikult on päris nutine värk. Normaalne, jah. Ei pane ülesse poole veits. Ma arvan, et niimoodi, et oleks selle paari peal, vaata. Kui täitsa nutine tegelikult. Kõva värk. Ja, nii üles näita. Vaat nii, jah. Nii on väga hea. Oda? Mitsubishi Lancer oli kunagi WRC auto ka ja... Mõni auto peal ei ole. Minu arust kunagi oli, kui ma seda Colin McRae'd mängisin. Minu arust seal oli Mitsubishi Lancer ikka. Kuule, see on täitsa nutine. Kui ma tahaks küll öösel sõitu minna. Mul ei saa nagu midagi aru, vaata, et nagu oleks. Sul nagu on see, paistab ette, vaata. Ja no sul on ikka nagu karjub veits. Ei no, tegelikult ideaalis mul läks ka siia parema vastu. Ja. Mitme õllega siis leidid saigi? Nii vähe, 5 kant. Või 6-ga sa viisid ühed ära. 600 tuled on olemas. Aga hea, Reis. Odav tööjõud, ainult Sixerit. Anna mulle Sixer ja ma panen tuled paika sulle. 4200 luumenit. 4200 luumenit. Palju seal olid suured? 122, jah. 122? Võib-olla panen kelbas siis. Äkki 1200. 12 000. No öelda 12 000. 12 000 on normaalne. Tundub loogilisem. Aga see ongi see, et see näitab laiuses, aga sul need litakad näitavad kaugusesse. Ei, ta näitabki seda nagu fokusseeritud, vaata. Sul oli väga näitab arvi või tahad garantiisi viia? Viska ära. Mis garantii? $60. Kui midagi häda on, ma astun uuena. Me elame külluses ja... Palju mul näpu ilma palused sellega... Ahah, bossmees. Noh? No ütle mulle, kus suva jookseb või? Ei olegi mingit, näen. Aga kui ma oma laia persega siia istun, ei juhtu midagi. No tegelikult on see, vaata siit tuleb. Ja siin on ainuke haltuura, mida näeb. Seda siit. Sa panid selle alla või? Ladna, väga hea. Ja siit tuleb. Ja nüüd sina räägid mulle, et sa peidad juhtmed ära. Kui mina ütlesin, ma peidan kõik ära, saad ju kogu... Ja nüüd sa peidad ära. Ei no, ilus, ne? Ajad muutuvad. Ja siia tuleb, jah. Tuleb veel näit? Vaata, ne? Pane kõrgi, oled ilnik, pane tuppa. See on ikka päris suur asi, jah. Liiga suur. Ikka päris suur, jah. Ja väga suur on see. Saab riided ka sisse panna. Noh, nüüd tõmba normaalselt või tõmmata. Pane lihtsalt täpselt. Niimoodi, jah? Op. Ei, normaalne. Ei näe. Ja nii. Läbi akna saad vaadata, palju küll saab. Anna. Oi. Mis see on? Eko. Kui ma tahan aku pangast laadida, siis tuleb ajad Eko peale. Eriti nutine 70 või? Ei no kui ta nii nutine on, siis Eestis maksab mingi 300 € selle eest. Ma arvan küll, jah. Jõgivesi. Tuleb meile farmivesi, aga meil saab nüüd kohe saab otsa see vee võtmine. Me võtsime kokku 2551 miljon liitrit. Ei, jah. Mul peavad üle juba või? 11772 peaks olema. Siin ma näen on 11778. Oi kurat. Värav kinni. Ma arvutasin, et kell 12 peaks läbi saama, kell 11 on juba läbi või?
ja et ma tulin tunnikese varem, muidu oleks kurat, pannakse vangi sinna. Enam vett ei võtta. Loodame, et ei tule enam vett. Flow rate 0, 0, aga jah, 0, 0, 0, 0, korras. Aga nüüd ma pean jamama hakkama. Sest me siit enam ei võta, siis mul aga põldudel on ikka vaja ja vett. No siis ma pean jamama hakkama. No seal on see, kus me just olime. Seal on see jõgi, kus tuleb vesi. Põllud on seal, pump on seal ja nüüd see värav on kinni ja nüüd hakkab vesi siit sinna minema siis. Sest sealt enam peale ei tule, aga ma ei tea, palju ma seda lahti teen. Ideaalis tahaks kuradi ilgelt ja mingid venad on siin kriisiga. Ei kurat, kui hea raisk. Ja paneme käte peale kriisi, siis hakkame keiti keerama. Väga hea. Palju ma lahti teen seda, siis ma ei tea. Kas siin saab midagi õhku lennata? Ja tegelikult siin on ruumi kasvada küll. Ja on ruumi küll, jah. Korras seal läheb ka maruhooga. Sinna läheb kooga või? Aga kurat, sinna läheb kooga juba. Ruumi on kasvada räiget, aga see jätan nii äkki siis praegu. Sest selle kanali kõige madalam koht on siin see vasakul äär. Kurat, tal on nii palju minna ja kus ta lendab siis? Siia tuleb päris hooga. Simo ei tea ju, esimest korda mängin. No ma olen siin samas. Teen täitsa lahti ja vaata, mis see saama hakkab siis. Oi, oot. Tegelikult võib-olla on liiga palju. Ega see vesi sai halasta. Kui tema juba siia kanalisse tulnud, ega tema niisama välja ei lähe. Palju mul veel minna on? Tuleb ikka hooga, jah. Siis kõige madalam koht on see siin. See on kõige madalam koht siin. Aga tegelikult on räiget ruumi. See on ka mingi, no see on mingi kilt siis äkki, 1,5. See on 3. Ta läheb natuke sinna ka. Hea küll. Nii, see värav on ka liiga lahti. No see mul hakkab nüüd normaalselt tõusma. Irrigatsiooni alguses ma panin endale kõik asjad kirja siia. Nii 47 yellow maxis, selle peaks panema maxi chip 20 peale. Selle värava nimi on meil Chipping Hoe. Palju see lahti on? Väga palju lahti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Ehk siis panen 20, no panen siis 20 kinni. No panen jah. Ei ole kindel, aga 1, 2, 3, 4, 5, 11, 20 jah. Siin ei olnud ka ruumi väga palju. No siin on ruumi väga palju. See võib tõusta küll siin. Sest tegelikult, kui me siin sealt intake'ist vetti võtnud, siis oli seal rohelise peal oli. Ma mäletan, selle doki panin mina. Siin rohelise peal on see level. Noh, nii palju tõusta küll. Aga jah. Tegelikult ei tea, mida teen, aga midagi teen. Ennem tuli sealt intake'ist see vesi on ja nüüd tuleb siit. Ennem pumpas see pump sinna, nüüd pumpab sinna. On kõik. Ja noh, see on korras siis sinna. Noh, see mul on enam-vähem stabiilne. Ma ei tea, mida ma tegin, aga midagi tegin, aga enam-vähem normaalne.
midagi õhku ei lasknud. Ruumi veel minna on. Aga no muidu me tegime seda, et vaata, seal on see pump, kus ma just käisin, panin pumbal revve juurde. See tähendab seda, et kui pumbal panen revve juurde, siis hakkab level tõusma. Praegu on stabiilne. Järgmine põld, mida me siin niisutame, on see. See on 41 ja see on kuulpähe põld, ütleme niimoodi. Selle level peab olema, vaata seal on meil jooned tehtud. See kollane joon. Ehk siis noh, nii palju peaks seda tõstma. Aga no see ei lähe, selle mingi 2 päeva pärast läheb, et seda on aega nagu tõsta vaikselt. Et siis ongi see, et seda tõsta, siis peab seda kogu aeg, seda väravat kogu aeg kinni panema, sellepärast ongi see, et kui jätad värava nii-öelda sama kõrguse peale, siis siia tuleb rohkem survet. Keedist läheb, väravast läheb rohkem vett läbi. Seda ei taha. Midagi õhku lasta ei taha. Ma panin seda 5 kinni. Selles suhtes siin on nagu jama see, et kui sa teed mingi liigutus ära siin, seda ma näen mingi 2 tunni pärast, mida see liigutus tegi, sest ma arvan, et see terve, see on mingi 3,5 kilomeetrit pikk. See võib olla isegi 4 äkki või, isegi rohkem. Et siin mingit muutust näha, 2-3 tundi. Eelmine aasta meil Piibuga oligi see, et kui me tegime, siis see supervisor ütles meile, et kuule, ta tegi intake'i lahti. Me olime mingit okei. Siis me ei saanud mitte midagi aru, mida see tähendab. Aga see tähendab seda, et sealt hakkas vett tulema. Täna vaata, ma panin selle intake'i kinni, sealt, kus me jõest vett võtame. Et siis on jälle ongelma, sest sealt tuleb 150, 160 miljon liitrit päevas on ja ikka tuleb vett sealt. Vaata, 6 miljon liitrit läks üle. 6 miljon liitrit. Vaat see pilt, mis siin nüüd tuleb on ja. Nii palju rohkem võtsime vett. Ehk siis see on 1,2 miljon 5 liitrist tunni. 5 liitrist pudelit. 1,2 miljonit. Nii palju rohkem vett võtsime. Kes see nüüd joomata jääb? Aga vähemalt Sotman saab juua. Riideid tahad kanda? 6 miljon liitrit läks liiga palju. Ja mõtleme, võtame, enam ei võta, aga võtsime 150, 160 miljon liitrit päevas. See on siis põhimõtteliselt mingi tund. Tunnist tuleb siuke esine, normaalne või? Selles suhtes praegu on see ka, et ma olen üksinda tööl täna. Supervisor ja manager on ka enne. Supervisoriga koos teeme neid vahetusi. Aga selles suhtes ma näen küll, et see aasta nad korrat kasutavad veits ära. Sest eelmine aasta ei olnud kordagi niimoodi, et keegi oli üksinda vahetuses. Isegi kui 1 põld oli, isegi praegu on 2 põldu. Eelmine aasta ei olnud kordagi sukust asja. Ikka peab midagi õhku laskma. No ma ei tea, kas see on ära kasutamine, aga ma ise olen tundnud küll seda, et see aasta on siin nagu see, et oodatakse, no kõik, kes siin on, kõik, mina, Piip, Sandra, Joonas, kõik tunnetame seda, et nagu ootavad meist rohkem, aga krõbisev ei vasta ootustele, siis ütleme niimoodi. No mul normal ei ole, võin teha küll, aga nagu mis ma sellest saan, kui ma rohkem tõmblen. Ja sellepärast ma ei tõmblegi. Aga ikkagi nagu, no nad tahavad panna vastutust, aga nagu see siin ei ole minu jaoks nagu vastutus, aga ma tahaks, et kuradi Piip kõrval oleks, saaks juttu rääkida. Ei saa raisk. Ja samas ei ole midagi ette võtta ka, see Sotman saab kohe valmis ja siis on Tšaubaka ja on kõike. Samas see farmi tagasi minemine on justkui nagu endal lihtsam, nii-öelda töö mõttes sa tead, mida teha kõike, aga kipuvad rohkem sinust ootama ja nagu seda, no ma ei tea, siin on see, ma ei tea, kas teistes kohtades ka on, aga siin on see, et justkui oledki siis nii-öelda nagu supervisor nüüd, aga nagu, mis ma sellest saan. Kuigi noh, see Eesti mõistes, kui võtta seda palganumbrit,
ei no siis oleks nagu manageri mõõtu, supervisori mõõtu kindlasti, vaata. Aga siin Austraalias ei ole. Mina teen mõõdukalt. Ma ütlen, olen mitu korda öelnud, et kuule, et ei jõua teha. Kuigi mul tegelikult on kõik paigas, kõik on normaalne. Ja ei jõua. Kuidas see kurjad? Lase olla, ne? Ma olen lihtsalt farmhand, ma olen seal kõik teeme supervisori tööd, farmhand olen. Kus see mul ennem oli? Aga vist oligi siin või? Vaata, meil on siin siuksed dokid ja maas ja kõik need erinevad. No siin on 2 dokki, vaata, eks ole, ja seal on ka üks dokkide järgi vaatame, siin on veelevelit ja tundub normne. 2 tunniga siin juhtu midagi, siis olen mina juba kodus ja on õlut. Arbuusidega on siuke olukord, et need ei tea nüüd, millal võtta ja millal mitte, sest enamus arbuusid, mida ma olen nüüd korjanud, kõik on ei ole küpse ükski. Kõik on nagu sellised roosakad, aga need ei ole punased. Siin ei teagi, noh, need melonid ma näen, et on valmis. Ma pole mingi 2-3 päeva pole siin käinud. No need on kui täitsa kõrbend juba. Need melonid on kuule, noh, sipelgatele ka midagi siin on ja melonid ma ei jaksa süüa ka enam. Siin jah, see, ütleme, see teine raund, see on ikka jama raisk. See ei ole ikka see. Esimene raund meloneid ja arbuus oli väga-väga hea. Mõni taim on ära surnud ka, mõtlesin, et ma vaatan, kui sügavale see juur läheb tal. Aga kuradi, ei lähegi nagu tal võib-olla veel on need. Tal ikka nagu, mis ta läheb, väga sügavale nagu ei lähegi. No siis on nii. Noh, võtame siit ka mingi ühe veel. Või see tegelikult, no need, mis on varjus, need on normaalne, sest meil oli küll see räige kuumus siin. Need kõrvetas nii ära, siis ma arvan, et sellepärast ongi see, et need eelmine set sai siis nii-öelda siukest, nagu praegult on meil 36 kraadi, praegu on normaalne, aga meil oli vahepeal 46 kraadi, nii. See kõrvetas ära kõik. Noh, siuke saak on tänane. Ma nüüd ei ütleks, et mul sellest arbuusist kopp ees on, seda kindlasti mitte. Aga tahaks seda maitsvat arbuusi. Ma olen nüüd söönud seda off-seasoni arbuusi. See nagu ei ole päris see. Aga ikkagi oma arbuus. Mingi pea 4 kuud. Olen arbuusi söönud iga päev. 3,5-4 kuud. Ei tule või? Närvimine!